Tervist! Üks väga oluline sõna soome keeles. Hitaad. Hidas on aeglane. Hitaad on mitmuses, aeglased. Tanssitko sinä hitaita? Tanssitaanko hitaita? Tuletko tanssimaan hitaita? Kõik see tähendab aeglast tantsu. Ehk seda minu ajal oli hitaad, oli Skorpparite Still Loving You. Ehk tead. Ja niimoodi alati lõppesid põhikooli konvad ehk peod, ma ei tea, miks neid nimetati konvadeks kitees, aga nii oli. Mulle meeldib tantsida. Ma ei oska üldse. Ma ei aeglast valssi ega tangot ega mitte midagi. Aga ma olen juba nii veider, et ma tantsin niisama. Alati kui võimalik lähen ma vetruma. Ja kui Soomes kusagil on näha sildi peal selline sõna nagu tantsilava, no, kohanimi on seal enamasti ka. Võtame siis näiteks minu lemmik koht. Vuonislahden tantsilava. Kohe tuleb sõita, minna vaatama, mis seal on. Vaadata piimapuki pealt või seina pealt, millal toimub seal järgmine kord lavatanssid. Millal saab tantsida, kes seal mängib. Mõnikord on ka igasuguseid artiste seal. Viimati Vuonislahtis mängis üks harfimängija, sukust suurt kontsert harfi. See oligi lihtsalt kontsert. Sest pärast orkestrit ei tulnud ja ei olnud. Kui ma nüüd mäletan õigesti. Aga tookord olin ma kirjutamas seal ja ma ainult käisin, vaatasin kontserdi ära ja läksin tagasi Tarre, et järgmine päev oleks vormis. Jaa. Soomes on kihvt tantsida, kui sa näed mingisugust kuulutust. Täiesti tavaliselt inimesed lähevad. Tantsivad nii, nagu nad tantsivad oma tantsu kohta. Ma pigem ütlen vetrun. Tore on vetruda. Palju rahvastega siis nii ei saa seal hiilata. Keegi hiilata tahaks. Ei, see on niisama tore. Kui sulle naine vaatab silma tantsupõrandal. Ega sellest